Tundub, et kevad on käes ja selle aastane kevade saabumise graafik on just nagu pisut ees nurgakivi saatelõikude graafikuga. Me ootasime, et kevad tuleb hiljem ja aiatööd algavad hiljem. Nii nagu ikka kõik aias toimetamise tarvikud sel kevadel me oleme otsustanud hankida siit Bauhofist, nii et me astume alati enne saatelõigu algust Kerstiga siit läbi. Seekord näete, seal minu selja taga on ühe stendi peale asjad valja pandud. Need me võtame siit kaasa, nendega toimetame aias, aga lisaks sellele on meie tänases saates ka vaatajamäng. Ning kõik need asjad, mis seal on välja pandud, on ka vaatajamängu auhind. Ole hea, Kersti, kommenteeri nüüd seda komplekti, millega me aeda lähme. Meil on täna lõikamiseks suhteliselt vanad õunapud. Seega võib juhtuda, et meil tuleb päris jämedate okstega tööd teha. Nii et siin esimeseks on sellised lõiketangid. Nendega saab jagu peaaegu 5 sentimeetrise läbimõõduga oksast. Siis mul on hea meel, et meil on siin olemas akuga oksakäärid. Need on tõsiselt lõikaja käsi säästvad. Tüvevalgendi, kas see on praeguse hetke kevadine teema? See töö peaks tegelikult aias juba tehtud olema, et puude kõige ohtlikum aeg, kus on maapind külmunud, nad sealt vett kätte ei saa, aga kevadine terav päike peegeldab nii lume peale, kui paistab tüvede peale ja tekib see tüvede lõhkiminemise oht, et vilepuude tüvevalgendit kasutatakse ikkagi siis ja kõige mugavam on tegelikult hilissügisel puude peale määrida. No nii, jälle uued elektrilised käärid, ilmselt nii sulle kui mulle, aga ole hea, räägi ja näite nüüd ära, kuidas lõigata, sest nagu sa oled mulle öelnud ennem, see ei ole ka päris ükskõik, mis pidi sa käärid peale paned. No meil on ilusasti siin praegu vaheliti teraga, mul on käärid välja lülitatud, nii et ma võin siin tegutseda. Vaheliti teraga oksakäärid, mis tähendab seda, et me saame sellega lõigata värsket toorest puitu, et me ei lömasta või ei mulju alles jäävat oksa ja oluline on kumbat pidi me käärid asetame, kui me hakkame oksi ära lõikama. See tähendab seda, et see lõiketera peab liikuma siit oksa poolt, et ei jääks niisugust tüügast püsti ja siis, et me ei muljuks siit selle teise poolega alles jäävat osa ära. Meie tänase jutuajamise algul oli teemaks, et kas on õige aeg või on liiga hilja, no liiga vara kindlasti ei ole. Liiga vara ei ole. Praegu siin on väga hea näha, et pungasoomused on alles sellised hõbedased, et need ei ole hakanud lahti minema ja me punga ei näe. Ja praegu on ka paras aeg, kui pungasoomused veel kinni on, võtta see sama aedniku komplekt, mis oli vasksulfaadiga, ja puud üle pritsida ikkagi niimoodi rikkalikult, et puud tilguvad ja see aitab hakkama saada selle sambla ja seenhaiguste ja ka putukamunadega, mis on siia sambla sisse ennast mõnusalt ära peitnud. Astume nüüd võib-olla 2 sammu tagasi ja millistele okstele tähelepanu pöörata, mida lõigata, see on teadus omaette. Kõige lihtsam on ikkagi vaadata seda, et kõik, mis läheb risti oksaga, nii nagu me siit selle ära lõikasime otse ülesse, lihtne on alustada nendest okstest ja siis hakkame vaatama neid oksi, mis lähevad üksteisega väga risti. Peame arvestama, et kui pungad lahti lähevad, lehed peale kasvavad, siis lähevad kõik oksad raskemaks. Ehk kui nad praegu võib-olla on kergelt üksteisega risti, siis see loomulik leheraskus vajutab nad eel allapoole, nii et pigem anname puu sisse rohkem õhku kui vähem. Kuidas suhtuda nüüd sellisesse asja, nagu sa ütlesid, et me puu otsa ronima ei hakka ja kui me lõikame seal üleval pool on mõned oksad, mida minu silm ütleb, et 1,5 kuni 2 sentimeetrit, seda me peaksime siis sinna haavapeitsiga üles minema toimetama ka. Haavapeitsi ei ole mõtet kasutada selliste peenemate pöidlajämeduste kuni 5 sentimeetri jämeduste okstega puhul, et puu suudab ennast päris kiiresti ise parandada, et haavapeitsi võtame käiku siis,
kui me saeme välja sellise jämedama oksa. Ja seal üleval lõikust tehes peame samamoodi vaatama, mis pidi meil need käärid käes on. See pea siin lõikaja otsas on keeratav. Et kui meil on vaja oksa alt lõigata, keerame selle niipidi ja lõiketera läheb ilusasti mööda tüve. Kui meil on vaja oksa pealt lõigata, siis saame selle panna ilusasti vajaliku nurga alla ja samamoodi jälle lõiketera läheb tinglikult öeldes lõiketera on meil siin ja see alasi on siin, see on siin pool küljes. Siin on selline imelik okste harunemine. Kersti arvas, et see ots siit oleks väga mõistlik maha lõigata ja ma lõikan ka küllaltki siit lähedalt ja seekord siis saega. Nii, läks õnneks mul, jah. Jäi terveks. Üks asi, millele ma tahan tähelepanu pöörata, paljud mehed võib-olla mõtlevad, miks ma peaksin omale uue sae ostma, et mul on saage kodus ju töötoas jah ja kui palju. Siin on tegelikult niimoodi, et selle oksasae hambad on natukene sissepoole kaldu ja ta nagu töötab tõmbele just tänu oma kumerale kujule ka. Siin puu otsas on mõned muumiad ka. Mida nendega teha? Need tuleks kindlasti kokku korjata, sest need on nii-öelda seenhaiguste seemneks. Meil on väetisekott ka kaasas, et kui nüüd sellele õunapuule väetist anda, siis kuhu panna, kas tüve lähedale või võra perimeetrile? Taimejuured väga õige võra perimeetrile, selle puu juured, tegelikult siin tüve juures ei ole ju mitte midagi. Kõik need peenikesed juured, millega ta toitu kätte saab, need jäävad siia võra piiri peale, sama palju kui on siin maa peal, on tegelikult ka maa all. Nii et teeme väikesed augukesed siia muru sisse ja paneme väetise siia võra piirile. Viskame need oksad, mis mahuvad, viskame kohe siia kotti sisse ja mis ei mahu, või õigemini nagu kotti rohkem mahuks, teeme kirvega väikse köksti ja paneme need siis siia kotti ära. Ja huvitav on see, et kui ma sealt Bauhofist need kotid kaasa võtsin, siis mul oli selline tunne, et jälle mingi uudis, ei tea, kuidas see asi toimib, kui ta oli pakendis ja kokku surutud. Aga praegu ma muutsin oma arvamust. Esimesed selle kevadised aiatööd tehtud ja nüüd ma olen siin Bauhofis tagasi, et rääkida teile kahe sõnaga meie tänasest vaatajamängust. Auhind, nii nagu saate lõigu algul öeldud, on siin seina peal, üpris kopsakas auhind ja küsimus ise kõlab nii. 27. märtsil on selle kevade esimene Bauhofi kaupluse sünnipäev. Küsimus on, millises Bauhofi kaupluses või õigemini milline Bauhofi kauplus siis seda selle kevade esimest sünnipäeva tähistab. Oma õiged vastused saatke aadressil, mida näete ekraanil ja loositakse siis õigesti vastanute vahel välja kogu see komplekt. Kui teil ei vea selles vaatajamängus, siis kuni aprilli lõpuni on Fiskarsi tooted 40–50% sooduses, nii et astuge siit Bauhofist läbi.